Ei iial enam. Kui seda fraasi eesti keeles guugeldada, tuleb ette midagi suht õudsat. Colleen Hooveri raamat It Ends With Us, igaühel oma, aga mina ei suutnud seda raamatut lugeda. Minu hinnangul see pole 30+, see selleks. Kui seda fraasi aga inglise keeles guugeldada, never again, tuleb ette midagi hoopis hirmsamat. Teine maailmasõda, holokaust, genotsiid. Never again ehk ei iial enam oli fraas, mis üle terve läänemaailma sümboliseeris põhimõtet, et me ei lase enam iial juhtuda sellel, mis juhtus teise maailmasõja ajal. Me ei lase enam iial juhtuda sellel, et üks riik süstemaatiliselt hävitab teatud inimgruppi või inimgruppe. Nii teenis teine maailmasõda mõnes mõttes inimõiguste arengu katalüsaatorina, sest teise maailmasõja järgselt võeti vastu hunnik õiguslikke instrumente, mis pidid tagama just nimelt seda, et see jama, mis toimus teise maailmasõja ajal, et seda ei saaks enam ealiski toimuda. Muuhulgas võeti 1948. aastal vastu ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, mis on selline soft law, pehme õigus, ta ei ole siduv, ta on lihtsalt selline ilus tekst. Aga siiski võeti ka vastu hunnik õiguslikult siduvaid rahvusvahelise õiguse allikaid, näiteks genotsiidivastane konventsioon. Ja sellega on liitunud ka Eesti. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas aastal 1991, et meie liitume selle konventsiooniga, mis tähendab, et see on ka meile siduv. Selle konventsiooniga on suur osa maailma riikidest liitunud ning esimeste liitujate hulgas oli 1950. aastal ka Iisrael, seda väga ilmselgetel põhjustel. Ja see on väga tore, et nii palju riike on sellise toreda konventsiooniga liitunud, aga meil on siin üks praktiline probleem, sest rahvusvaheline õigus, just nimelt õigus jutumärkides, sest ta ei ole tegelikult klassikalises mõttes õigus. Rahvusvaheline õigus ei ole päris õigus. Miks? Nii-öelda päris õiguse kõige olulisem element on see, et ta on riigi poolt tagatud. Õigust tagatakse riikliku sunniga. Sellises demokraatlikus õigusriigis nagu Eesti toimib see nii, et meie inimestena valime parlamenti ehk Riigikogusse esindajad. Muidugi paraku meie siin valime erakondi, mitte inimesi, aga siit lugu. Me valime erakondade näol endale esindajad Riigikogusse. Riigikogu on seadust andev võim. Nemad on ainsad, kes saavad seadusi vastu võtta. Kui nad võtavad seaduse vastu ja siis president kuulutab selle välja, meil on veel lisakaitsemehhanism presidendi näol, kui Riigikogu peaks kuidagi mis iganes põhjusel, näiteks poliitilise kompromissi tõttu või lausa pahatahtlikult tahtma vastu võtta midagi, mis ei ole kooskõlas meie põhiseadusega, siis on pandud president mõnes mõttes Riigikogu valvekoeraks, et president vaatab üle veel need seadused enne väljakuulutamist, et ega seal mingit põhiseaduslikku probleemi pole. Ja kui seadus on välja kuulutatud, siis see kehtib siin Eestis ja teised organid, avaliku võimu organid saavad siis sellest madalamal seisvaid õigusakte vastu võtta, näiteks ministrite määrused, kohalike omavalitsuste igasugused määrused ja nii edasi. Kui siis keegi rikub neid õigusreegleid, mis on seadustes, alates siis põhiseadus, seadused ja allapoole jäävad õigusaktid, kui keegi neid reegleid rikub, siis riik on loonud mehhanismid, et kuidas neid reegleid maksma panna. Kui sa rikud midagi karistusõiguse valdkonnas, siis saab riik tulla sinu vastu. Kui keegi eraisik kuidagi mingeid reegleid rikub, siis saavad eraisikud minna teineteise vastu tsiviilkohtusse ja kui riik rikub oma kohustusi, siis vähemalt teoorias me saame minna riigi vastu halduskohtusse. Ja praktikas ka saame lihtsalt, et kui suur on see edu tõenäosus teatud asjades, ei tea, vahel näeb natuke hapu välja, mitte alati, ärme kaota lootust. Tules tagasi mõtte juurde. Õigus kui selline on midagi, mida tagab riik riikliku sunni kaudu. Rahvusvahelisel tasandil, rahvusvahelise õiguse puhul sellist asja tegelikult ei ole. Meil ei ole sellist maailmapolitseid. World crime is at an all-time high and the only thing standing between order and chaos is us. Kuigi meil on küll neid rahvusvahelisi instantse, mis ka riikide vahelisi vaidluseid lahendavad, meil on rahvusvaheline kohus, siis on eraldi rahvusvaheline kriminaalkohus ja nii edasi, siis päeva lõpuks see ei ole päris sama, sest mitte keegi ei saa otsesõnu sundida ühte riiki midagi tegema. Mitte otseselt. Otsene sundimine oleks militaarjõuga sundimine. Kaudselt saab sundida igasuguste majanduslike poliitiliste survestamiste kaudu, olgu need sanktsioonid või embargod, mis iganes. Aga üldiselt ükski riik siin maailmas vaakumis eksisteerida ei saa, isegi Põhja-Korea, nii väga kui ta ka tahab ja poliitiliselt üritab olla, nii-öelda ise majandab, siis ka Põhja-Koreal on sidemed teatud riikidega, kaubavahetus teatud riikidega ja kuigi riikide eksistentsi rahvusvahelise õiguse kontekstis kaitsebki seesama rahvusvaheline õigus ise, siis päriselus on maailm džungel, päriselus päeva lõpuks loeb see, kelle jõud käib üle, militaarjõud, majanduslik jõud ja nii edasi, aga siiski kõige algelisemalt tasandil on see militaarjõud, sest sa võid olla muus osas nii edukas kui tahad, kui mingisugune hull sind ründab, siis ilma kaitsevõimeta ei jää sinu poolt ehitatud ilusast ühiskonnast midagi alles. See on nagu lauamängus, kes on mänginud lauamängu Civilization, sa võid oma kultuuri arendada, teadust arendada, kui sul militaarjõudu pole, siis
teised mängijad sõidavad sust üle. Mistõttu on hästi oluline, et iga riik omaks mingit kaitsevõimet, aga mõned riigid, nagu Eesti, lihtsalt on nii kuradi väikesed võrreldes teiste riikidega, näiteks mõne suurema naabriga võrreldes, mistõttu on hästi oluline, et meil oleks alati koostööpartnerid. Et meil oleks majanduslikus mõttes mingisugune laiem turg, kuhu me saaksime müüa, kust me saaksime vajalikke asju osta, mida siin ei ole ja nii edasi, ja et meil oleks ka julgeoleku kokkulepped. Ja need meil õnneks täna on ka olemas. Hetkel nähakse vaeva ka Eesti enda kaitsevõime kasvatamise osas, mis on väga mõistlik, sest kunagi ei tea, milline teine riik tegelikult kavatseb kinni hoida nendest rahvusvahelistest kokkulepetest. Ehk siit me jõuame põhimõtteni ei iial enam üksi. See põhimõte on Eesti jaoks oluline, et me ei jääks iial üksi rahvusvahelisel tasandil. Et meil oleks alati olemas mingisugused liitlased nii majanduslikus kui julgeoleku mõttes. Ja kuigi meil on sellised partnerid täna olemas ja me väga loodame, et kui millalgi peaks siin kuidagi siit ventikasse lendama, et siis need partnerid ka hoiavad kinni nendest kohustustest, mis neile tulenevad rahvusvahelisest õigusest, olgu need siis kahepoolsed kokkulepped, rahvusvahelised konventsioonid, mis iganes need on. Me loodame, et tehakse nii, nagu on kokku lepitud, aga me ei saa selles kindlad olla. Seetõttu on oluline, et me enda kaitsevõimekust arendaksime ja hoiaksime, aga nüüd me jõuamegi selleni, et meil on need kaks kuidagi väga sarnast fraasi, ei iial enam üksi. Ja Eesti nüüd seisab nende kahe põhimõtte vahel ja meil on dilemma. Kumb on tähtsam? Kas seista selle eest, et maailmas ei pandaks toime selliseid kohutavaid inimsuse vastaseid kuritegusid nagu genotsiid? Kas seista selle eest, et me täidame endale võetud rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi seista genotsiidi vastu? Või on tähtsam ei iial enam üksi ehk tagada, et me ei ärritaks ühtegi oma liitlast? Ja selles dilemmas valikuid tehes ilmneb ka teatud silmakirjalikkus. Eesti riigi eksistents sõltub rahvusvahelise õiguse austamisest teiste riikide poolt ja sõltuvalt sellest, millisesse jumalasse sa usud, siis jumala armust ka, sellepärast et ilmselgelt sellist garantiid ei ole, et kõik kenasti rahvusvahelisest õigusest kinni peavad, nagu siin lähiminevik on ilmestanud, aga maru silmakirjalik oleks loota ja eeldada, et meie koostööpartnerid ja liitlased täidavad enda kohustusi, mida nad on võtnud, muuhulgas meie ees, samas kui meie seda ei tee. See oleks silmakirjalik. Ja siinkohal ma olen sunnitud tegema pausi, et rõhutada üle seda, mida ma juba tean, mis kommentaaridest hakkab tulema. Ma ei toeta terroristlikke rühmitusi. Ma ei toeta Hamasi. 7. oktoobri 2023 rünnak oli terroriakt. Pole küsimust. Seda ei õigusta miski. Niisamuti nagu ei õigusta miski ka genotsiidi. Tagasi põhiteema juurde. 16. septembril 2025 avaldas ÜRO sõltumatu rahvusvaheline uurimiskomisjon raporti, milles nad jõudsid järeldusele, et Iisrael on Gazas toime pannud genotsiidi. Ma panen selle raporti lingiga video alla, lisaks panen sinna eraldi lingi sellest dokumendist, kuhu on koondatud siis materjal, millele komisjon muuhulgas tugines. Ja ma väga soovitan nendel, keda see teema vähegi huvitab, lugeda seda raportit. See on väga lihtsasti loetav ja soovi korral ka näpuga jälgi ajada nende tõendite osas, millele tuginetakse. Sealt võiks väga paljusid asju esile tõsta, aga seda ma ei jõua siin ühe video raames teha. Ma mainin teile ühte asja, mis mulle väga teravalt silma jäi. Ja olgu siin igaks juhuks taaskord rõhutatud, et mitte miski ei õigusta seda terrorirünnakut, mis toimus oktoobris 2023, kuid seejuures ei saa jätta tähelepanuta, et see ei toimunud vaakumis. See ei olnud sündmuste jada algus. Sündmuste jada algus jääb 100 aasta kaugusesse aega. Nii pikalt me täna rääkida ei jõua. Aga räägime natuke sellest, mis viimase pea 20 aasta jooksul on toimunud. Nimelt on Gaza palestiinlased elanud aastast 2007 Iisraeli blokaadi all. See tähendab, et Iisrael on kontrollinud seda, kes ja mis sinna territooriumile siseneb ja sealt väljub. Nii eviti kontrolliga selle üle, kui palju toitu, kui palju kütust, kui palju ravimeid, kui palju eluks vajalikku Gazasse jõuab. Nüüd selle osas toob uurimiskomisjoni raport välja, et 2012 aastal seoses ühe kohtuvaidlusega Iisraelis kohustas kohus Iisraeli valitsust välja andma teatud materjale. Need materjalid pärinevad aastast 2008. Need on kalkulatsioonid, mis näitavad, et Iisraeli võimud kalkuleerisid seda, et kuidas tagada, et Gazas ei tekiks näljahäda, samas hoides kättesaadava toidu koguse minimaalsena. Nüüd, see dokument on kenasti olemas lingina selles uurimiskomisjoni raportis ja seal on ka ees Iisraeli võimude selgitus, et nende sõnul oli see kõigest mustand. See on mustand, see ei läinud käiku. Ehk nagu see ei tähenda midagi, aga vaatame, mida see väidetav mustand siis ütles. Siin mustandis on teisel slaidil, mille pealkiri on Goals of Analysis ehk analüüsi eesmärgid. Viimane punkt, viimane lause ütleb järgmist. The Ministry of Health is conducting work for calculating the minimal subsistence basket based on the Arab sector in Israel. The minimum basket allows nutrition that is sufficient for subsistence
without the development of malnutrition. Ehk eesmärk oli arvutada välja, kuidas tagada, et Gazasse jõuaks minimaalselt toitu, aga piisavalt, et ei tekiks näljahäda. Ning siin esimesel leheküljel, mis ei ole siis osa nendest slaididest, vaid mis on siis see dokument, millega see materjal kohtunõudel välja anti, siin on siis eraldi välja toodud selline lause, et we stress that as noted by the state before both the district court and the Supreme Court, the aforementioned presentations are drafts and were not used at any stage in time as a basis for implementing civilian policy towards the Gaza Strip. Ehk Iisrael väitis, et see oli kõigest mustand ja mitte kunagi ei rakendatud seal sisalduvat infot mingisuguse poliitika elluviimiseks tsiviilelanike suhtes Gazas. Eks igaüks arvaku sellest, mida tahab. Minu jaoks, kui valitsuse tasandilt tuleb välja ükskõik mis, olgu see kas või mustand, aga et on olemas mingisugune analüüsimustand, kus on mustvalgelt kirjas, et me üritame välja arvutada, et kuidas võimalikult vähe toitu nendele tsiviilelanikele anda, aga piisavalt, et ei tekiks näljahäda, siis jah, see ei viita headele kavatsustele. Ja miks uurimiskomisjon seda raportis ka rõhutab, on just see, et tuua esile, et see olukord, see probleem, see jama ei alanud aastal 2023 ühest terrorirünnakust, vaid inimeste teadlik, tahtlik näljas hoidmine on kestnud palju kauem. Ja selle nälja kohta on üks Iisraeli valitsuse liige öelnud aastal 2024 järgmist. Nimelt ütles Iisraeli finantsminister Bezalel Smotrich, ma tõenäoliselt hääldasin seda valesti, aga vahet ei ole, aastal 2024 ütles ta järgmist. No one in the world will allow us to starve 2 million people, even though it might be justified and moral in order to free the hostages. Eesti keelde tõlgituna siis ütles ta, et mitte keegi maailmas ei luba meil näljutada 2 miljonit inimest, kuigi see võib olla õigustatud ja moraalne, et pantvange vabastada. Ning see ilmestab väga selgelt, milline on tegelikult praeguse Iisraeli valitsuse suhtumine inimestesse Gazas. Põhimõtteliselt peaks nende finantsminister 2 miljoni inimese näljutamist õigustatuks ja moraalseks, selleks, et pantvangid saaksid vabastatud, aga noh, rahvusvaheline kogukond ei lubaks seal juhtuda. Ainult, et tuleb välja, et ega keegi kätt ka ette pole seni veel pannud. Nagu öeldud, siis sellest uurimiskomisjoni raportist võiks veel väga palju asju esile tõsta, kes kahtleb selles, kas on õige öelda, et Iisrael paneb Gazas toime genotsiidi. Jumala eest, minge lugege see raport rida-realt läbi, vaadake kõik tõendid läbi ja öelge siis, kuidas teile tundub. Eraldi tõstaksin mina veel esile midagi, mida ütles Iisraeli president, sest too väisas hiljuti ka ju Eestit. Nimelt on siin raportis esile tõstetud seoses küsimusega, et kas Iisraeli valitsusel on tahtlus toime panna genotsiidi või kas nad vähemalt möönavad seda, siis sellega seoses on siin toodud välja üks Iisraeli presidendi tsitaat, mis pärineb 14. oktoobrist 2023 ja ta sõnad olid järgmised. It's an entire nation out there that is responsible. It is not true, this rhetoric about civilians who were not aware and not involved. It is absolutely not true. Ehk eesti keeles on terve rahvas seal, kes vastutavad. See pole tõsi, see retoorika tsiviilisikutest, kes ei olnud teadlikud ja ei olnud seotud. See pole üldse tõsi. Ehk see on osa suuremast tõendite kogumist, millele tugines komisjon, kui ta jõudis järelduseni, et Iisraeli sõjaline tegevus Gazas ei võta sihikule vaid konkreetselt Hamasi liikmeid, vaid tervet palestiinlaste elanikkonda Gazas nähakse kaasosalistena, vastutavatena 2023 terrorirünnaku eest. Ja loomulikult nende järeldus ei tuginenud sellel ühel tsitaadil. Nagu öeldud, minge, tutvuge, uurige, vaadake. Lisaks ka fakt, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütleb väga selgelt, et tema jaoks ei ole 2 riigi lahendusvariant. Tema on muuhulgas rõhutanud, et Palestiina riigi olemasolu oleks eksistentsiaalne oht Iisraelile. Muidugi on ka teine argument. Fakt, et Iisraeli valitsus ja paljud inimesed näevad Gazat ja Läänekallast Iisraeli territooriumina. Nad on veendunud, et neil on ajaloolistel ja religioossetel põhjustel õigus sellele maale. See maa ongi nende oma. Ja see, mis seal toimub, ei ole üldse mingi okupatsioon, sest see ongi nende maa. Mis sest, et seal elas aastasadu hoopis muu rahvas, vahet ei ole. 1000 aastaid tagasi elasid seal nende kauged esivanemad. Ja noh, kui me kõik hakkaksime vaatama seda, mis toimus 1000 aastaid tagasi, siis läheks asi veits lappesse. Sel ajal, kui suurem osa maailmast nõustub, et Iisraeli kohalolu Gazas ja Läänekaldal on okupatsioon, sel ajal kui rahvusvaheline kohus on öelnud, et see okupatsioon on illegaalne, sel ajal Iisrael ütleb, et ei ole, see ongi meie maa. Ja kui Iisraeli peaminister ütleb, et 2 riigi lahendus ei ole tema arvates võimalik, see tähendab, et ta pooldab 1 riigi lahendust, mis läheb kokku retoorikaga, et see maa ongi nende oma. Ja kui neid territooriume asustavad hetkel veel suuremal hulgal inimesed, kes ei ole nõus elama Iisraeli võimu all, siis mis lahendus loogiliselt siin saaks olla? Loogiliselt olekski siis Netanyahu vaatest ainus lahendus see, et aja nad minema või pommita nad maha. Ja see, sõbrad,
on genotsiid. Ja see, et Iisrael peab Lääne-Kallast ja Gazat enda omaks, see ei ole ainult mingisugune suvaliste inimene, suvaline jutt kuskil suvalises sotsiaalmeedias. Iisraeli parlament just sel aastal veel andis välja mitte siduva mingisuguse resolutsiooni, täpselt ei tea, mis asi see non-binding resolution nende õigussüsteemi mõttes on, aga see on artikkel väljaandest Times of Israel kuupäevast 23. mai 2025, mis ütleb, et Iisraeli parlament siis mingis dokumentaalses vormis pani kirja selle, küll õiguslikult mitte siduvas vormis, aga siiski dokumenteeris selle veendumuse, et Lääne-Kallas on Iisraeli oma. Ja paratamatult tekib minu kui eestlase jaoks siin väga palju paralleele sellega, kuidas käitub Putini Venemaa Ukrainaga. Mida aga Putinil pole õnnestunud teha Ukrainas, on varjata maailma eest seda, mis toimub. Netanyahul on see seni päris kuradi hästi õnnestunud. Miks? Miks ei kajastata rohkem palestiinlaste kannatusi rahvusvahelises meedias ja ka Eesti meedias ja selle kohta tegid Eesti kultuuriinimesed ka pöördumise meediale, et miks näib Eesti meediakajastus olevat kaldu Iisraeli poole ja kuidas on võimalik, et Iisrael saab lihtsalt eitada, et ei, näljahäda pole. Ei, näljahäda pole, tsiviilisikuid siin eriti surnud pole. Miks meil ei ole rohkem materjali, rohkem kajastust selle kohta, mis toimub Gazas? Sest seal on tehtud midagi pretsedenditut. Rahvusvahelistel ajakirjanikel on keelatud siseneda Gazasse. Võimalik on see ainult väga piiratud määral, Iisraeli sõjaväelastest saatjatega väga piiratud ajaks, kontrollitud viisil ja rahvusvaheline ajakirjandus on selle peale öelnud, et see on täiesti pretsedenditu. Et on sõjaline konflikt, mida pole võimalik kajastada rahvusvahelistel ajakirjanikel. Ja selles osas on Iisraelis ka toimumas kohtuvaidlused, et ikkagi tagataks see ligipääs ajakirjandusele. Sest praegu on olukord selline, et kõik info, mis tuleb Gazast, see tembeldatakse Hamasi propagandaks. Keegi teine sinna ei pääse ja ülejäänud info saab tulla vaid Iisraelilt. Ja see on maru totakas, nagu ka see klipp siin ilmestab. As you well know, in recent weeks we have spoken to Hamas about this. This 27 that were killed. 3 children were killed, 2 women. Were they a threat as well? Again, every bit of news which comes out of Hamas, of Gaza is controlled by the terrorist organization. Kõigepealt ütleb Iisraeli esindaja, et igasugused uudised, mis tulevad Gazast, on Hamasi kontrollitud. Kogu info, mis sealt tuleb, on Hamasi kontrolli all. Ja selle peale küsitakse talt, okei, mida sa ütled, et me ei saa mitte midagi usaldada, mitte mingit infot, mis sealt tuleb. So we can't be trusted is what you're saying. No, I'm not. I'm saying that you need to verify. Do your jobs, media. Selle peale ütleb Iisraeli esindaja, et ei, ma ütlen, nagu kõik, mis sealt tuleb, on vale, aga te peate neid fakte ise kinnitama. Te ei saa lihtsalt tugineda sellele, mida nemad seal ütlevad. Aga kuidas? Kui ajakirjanikke sinna ei lubata, kuidas saaks neid fakte kinnitada või ümber lükata? Ja miks ajakirjanikke sinna ei lubata? I'm saying that you need to verify. Do your jobs, media. David, we are not preventing Gazans from accessing humanitarian aid. You and I have spoken about before, we would love to verify this. But international journalists are not allowed into Gaza, are they? Why not? Well, I'll tell you very, very clearly what the reason is for that. Our priority is getting our hostages out, not Sky's journalists in. That's our priority. That's what we care about. Now, real journalists enter Gaza with the IDF. Hamas journalists, unfortunately, never leave because they work with Hamas. Kuulake, mida ta ütles. Päris ajakirjanikud sisenevad Gazasse koos Iisraeli sõjaväega, IDF-iga, mis on siis ilmselgelt see, mida nad näevad ja kuidas nad näevad, on täielikult Iisraeli sõjaväe kontrolli all ja Hamasi ajakirjanikud ei lahku sealt kunagi. Ehk on ainult 2 varianti. On Iisraeli kontrolli all Gazat nägevad ajakirjanikud ja on Hamasi ajakirjanikud. Seda varianti ei ole, et rahvusvaheline ajakirjanik saaks seal sõltumatult olla. And to be fair to those journalists reporting from Gaza, you won't be alive very long if you ever do produce any sort of output that is against Hamas, because Hamas will kill you. So... Ja nüüd ütles, et kui mingi ajakirjanik peakski ütlema midagi, mis kuidagi kritiseerib Hamasi, et siis ta tapetakse lihtsalt kohe ära, mis muidugi on huvitav, et ega ta ei pea seda seal koha peal ütlema, ta võib seal ära käia ja kirjutada oma lugusid või avaldada neid alles pärast seda, kui nad tagasi. Kada seal koha peal ei pea nagu Hamasi kuuldes raporteerima, et joo, siin on mingid värdjad terroristid. Many so-called journalists in Gaza, and of course we regret any journalists which have been killed, real journalists. Me kahetseme päris ajakirjanike surma. Kõigepealt ütleb, et me kahetseme ajakirjanike surma, siis täpsustab päris. Me kahetseme päris ajakirjanike surma. But, you know, Hamas operatives You're distinguishing between real journalists and fake journalists. The point is, David, journalists aren't allowed, from international organizations, are not allowed into Gaza, are they? And I'm asking you again, why you don't allow that? Why don't the Israeli government allow journalists in? You'll know the charge that's put to the Israeli government is that they don't want the world to see what's really happening.
Again, so there's no shortage of output from Gaza. It's been on our front of our screens for 20 months now. But our priority is getting our hostages out. You're not letting- We want yes, to get no. our live hostages out, not sending your journalists in. Ühesõnaga tema rõhutab, et meie prioriteet on saada pantvangid kätte, mitte lubada ajakirjanike sisse. Kes muidugi need kaks asja ei ole omavahel seotud, ajakirjanike sisselubamine ei takista kuidagi pantvangi olukorra lahendamist, aga lisaks rõhutas ta siis, et põhimõtteliselt ajakirjanik saaks seal kohe surma, mis nagu jah, sõjalisi konflikte kajastavad ajakirjanikud teevad väga ohtlikku tööd. Samamoodi nagu vabatahtlikud, meedikud, kõik, kes sellistesse sõjatsoonidesse lähevad. Selles pole küsimustki. Aga siit koorub välja järgmine huvitav küsimus. Kui Iisrael väidab, et tsiviilelanikest surnute arv on võrdlemisi väike ja et neil on alati võimalus põgeneda enne, et antakse välja teateid ja hoiatusi, et sellest piirkonnast tuleb nüüd kohe põgeneda, enne kui läheb pommitamiseks, siis esiteks taaskord, kuhu neil minna on. Aga okei, isegi kui oleks, siis samamoodi saaks ju ajakirjanikud eemalduda sealt. Kui küsimus on selles, et et ajakirjanikud lähevad sinna, siis Iisrael võib jääda süüdi nende surmas. Kui need rünnakud tõepoolest toimuvad nii, nagu Iisrael väidab, et tsiviilelanikke hoiatatakse aegsasti, et nad saaksid ohupiirkonnast lahkuda. Kui see nii on, saaksid seda teha ka ajakirjanikud. Paraku on raske uskuda, et see nii on, kui need, kes on käinud Gazas, annavad vastupidiseid tunnistusi ja neid ei ole vähe, eriti palju, keda vähegi huvitab. Uurige, kui palju on arste, kes on Gazast tulnud, kes kirjeldavad seda, milline see Iisraeli tegevus ja pommitamine seal tegelikult välja näeb. 35 of 36 hospitals in Gaza have been targeted. The hospital I was working in, the same hospital that Dr. Alat was working in, was hit with a drone strike while I was there. Just the floor above me, killing 2 patients and injuring several others. It has been hit twice since then. Küll aga mida see siis ajakirjandusliku kajastuse poole pealt tähendab, et kõik, mis tuleb Palestiinast, nende ajakirjanike seast, see tembeldatakse Hamasi propagandaks, nii nagu siin öeldi, et kõik seal on kõik Hamasi kontrolli all. Rahvusvahelised ajakirjanikud sinna ei pääse, ainult eritingimustel koos Iisraeli sõjaväelastega nende määratud viisil ajal ja piires. Ehk seeläbi kontrollib Iisrael täielikult seda, mida välismaailm tegelikult näeb seal toimuvast. Ja kui vaadata netis neid salvestusi, mis on jõudnud interneti Gaza enda elanike seast, siis ka nende videote kommentaariumid on täis väited, et see on kõik propaganda, see on kõik vale. Ehk kui Palestiina elanikud midagi väljapoole annavad info või salvestuste mõttes, see tembeldatakse kõik propagandaks, kõik on vale, aga erapooletuid rahvusvahelisi ajakirjanikke sinna ka ei lasta, vähemalt mitte ilma, et nad oleksid kindlalt Iisraeli sõjaväe kontrolli all. Ja see toob meid tagasi Eesti juurde, Eesti ajakirjandus. Nagu ma mainisin, siis hunnik inimesi, kultuuriinimesi, haridusinimesi tegid pöördumise ajakirjanduse poole, et kuulge, miks te ei kajasta seda hävitustööd ja kannatusi Palestiinas? Miks on Eesti meediakajastus kuidagi kaldu? Sellele vastas Eesti Päevalehes 7. oktoobril 2025, iroonilisel kombel 7. oktoobril, Marju Hima, ajakirjandusuurija. Tema kirjutas arvamustükki, mille pealkiri on Ajakirjandus ei pea võtma aktivisti rolli konfliktide kajastamisel ka mitte Gaza konflikti puhul. Ja sõbrad, see oli maru kuradi veider kirjatükk. Aga ma ei tea, lugege ise, öelge, kas teile tundus veider, aga ma paar asja tõstaks esile. Muuhulgas kirjutab Marju Hima, et Eesti ajakirjanikel ei ole võimalik minna koha peale olukorda kajastama. Ja seetõttu siis Hima sõnul erineb Ukraina sõja kajastus Gaza sõja kajastusest. Lisaks selgitab ta, et Palestiina ametlikke kõneisikuid on rahvusvaheliselt nähtaval ja kättesaadaval olematul arvul. Samas Iisraeli kõneisikuid, sealhulgas eesti keelt kõnelevaid eksperte on kordades rohkem. Ja see on tema sõnul siis üks võimalikest põhjustest, miks meediakajastus võib tunduda kaldu Iisraeli poole, aga seda, et Iisrael on välistanud rahvusvaheliste ajakirjanike ligipääsu Gazasse teisiti kui nende sõjaväe kontrolli all, selle jätab mainimata. Kusjuures seda pole Eesti meedias kajastatudki korralikult, mis on ju väga oluline nüanss, aga millegipärast see jääb tähelepanuta. Samas ta tunnistab, et meediakajastus jah on olnud kaldu, ta kirjutab muuhulgas, et kui lisada sellele Iisraeli kõneisikute külluslik esindatus ning Palestiina esindajate nappus, siis kahtlemata on enamiku 2 viimasest aastast olnud kajastusallikate poole, et Iisraeli poole kaldu. Lisades siia juurde ka riikide rahvusvahelise poliitilise kihi, siis ajakirjanduse kajastuse nii-öelda kaldenurka mõjutavad ka riigi valikud. Ehk see, kes on liitlased ja keda selles olukorras toetada versus kohalike inimeste protestid ja meeleavaldused, mis ohustavad siseriiklikku stabiilsust. Mõelge nüüd selle peale, mida ta siin kirjutas, nagu mida ta siin päriselt kirjutas, sest ta pärast veel rõhutab seda, et ajakirjanik peab olema autonoomne ja nii edasi, aga esiteks ta rõhutab siin, et jah, meie meediakajastus on
kaldu liitlaste poole, mis nagu, see ei ole küll see, mida mina meie ajakirjanduselt tahan, ma tahan võimalikult mitmekülgset ülevaadet. Ilmselgelt, sest ajakirjandus peaks olema ju 4. võim riigis. Seadusandlik, täidesaatev, kohtuvõim ja ajakirjandus. Ajakirjandus ei peaks täidesaatva võimuga samat takti käima. See oleks juba midagi, mida saaks nimetada propagandaks, kui ajakirjandus hakkab täidesaatva võimuga ühte takti käima. Ja mis see teine pool seal oli? Ehk see, kes on liitlased ja keda selles olukorras toetada versus kohalike inimeste protestid ja meeleavaldused, mis ohustavad siseriiklikku stabiilsust. Nagu mida see tähendab, et ajakirjandus võib-olla hoidub või peaks hoiduma meeleavalduste kajastamisest Eestis, sest see võib riigisisest stabiilsust ohustada. Ehk kui Eesti inimesed protestivad Palestiina inimeste toetuseks, siis pigem võib-olla ei peaks seda kajastama, sest see võib mõjutada meie riigisisest stabiilsust, küsimärk. Nagu see on nii veider lõik siin. Ja siis me jõuame lõppu, kus ta rõhutab, ajakirjanik peab olema autonoomne. Okei, aga sa ei ole autonoomne, kui sa lähtud sellest, kes on meie liitlased ja milline on poliitiline suund. See ei ole autonoomsus, siis sa astud juba ise poliitiku kingadesse. Kui sa oma kajastuses mõtled sellele, et kuidas mingi uudis, mis peaks olema objektiivne, võiks mõjutada riigisisest stabiilsust, siis sa ei ole ka enam ajakirjanik. Vähemalt mitte autonoomne, sõltumatu ajakirjanik, siis sa oled ka juba poliitik. Aga et asi veel väheimelik oleks, kirjutab ta siin lõpus, et hetkest, kui ajakirjanik kirjutab alla avalikele ühispöördumistele, osaleb meeleavaldustel, mitte ajakirjandusliku eesmärgiga ning laseb enda tööd mõjutada avalikest pöördumistest või mis tahes survegruppide mõjudest, saab temast aktivist. Toimetus, mis aktsepteerib taolist aktivismi, nõustub kallutatusega. Nagu mida perset? Et ajakirjanik ei tohi vabal ajal osaleda meeleavaldustel, kui see läheb kokku tema maailmavaatega. Et ajakirjanik ei tohi pooldada inimõiguste kaitset, ajakirjanik ei tohi astuda välja genotsiidi vastu. Mis ajakirjanik siis olema peaks? Mingi robot? Robot, kes kirjutab vastavalt riigi poliitilistele suundadele. Okei, see kõlab nagu väga halvasti, mis mõttes. Aga, et nüüd mitte ainult puid alla panna siin Marju Himale, siis põhimõtteliselt ma saan ta pointist aru, et kui tehakse pöördumine, et ajakirjandus kajasta seda, siis see viskab ploki ette. Mul endal juhtus sama asi. Mulle kirjutas üks inimene paar kuud tagasi just nimelt sellele Iisraeli-Palestiina teemal ja tema arvas, et ma võiksin teha video sel teemal. Ta ütles, et vajadusel isegi saab mingit rahastust ja ta ütles, et tuleks rääkida sellest, et Kaja Kallas valetab, kui ta ütleb, et EL ei saa midagi teha seoses Iisraeliga, sellepärast et tegelikult on direktiiv, mis tegelikult võimaldab seda. See võeti vastu seoses Venemaa sõjalise tegevusega Ukraina vastu. Ühesõnaga, ta kirjeldas ette selle, mis selle sisu võiks olla ja ma vastasin talle, et ma aitäh pakkumast, aga ma ei tee tellimustöid, sest ma ei tee tellimustöid, kus keegi ütleb mulle vastusette või järeldused. Sa tee selline, kus öeldakse nii. Üks asi on, et inimesed pakuvad teemasid ja sellest ma olen alati tänulik. Ja see teema siin on tähtis ja sellepärast ma täna sellest ka video teen. Aga mitte seetõttu, et keegi kirjutas mulle, sest mulle kohe üldse ei meeldi see, kui keegi üritab mulle mingit sisu ette sööta. Mul on teistel teemadel ka on mulle kirjutanud mõned inimesed, kes ütlevad, sa võiksid teha video, kus sa räägid sellest, et see on nii või too on naa, aga nagu ilmselge põhisõnumi ettesöötmisega, et see põhisõnum võiks olla siin see. Ja sellist asja ma ei tee. Mitte ühegi raha eest, mitte kunagi. Käsi kuradi südamel, mitte ealeski ei sööda mulle keegi ette järeldust. Ehk ma saan Marju Himast aru, mida ta silmas peab, kui ajakirjandusel tehakse pöördumine, kus küsitakse muuhulgas, et miks te neid teisi ja kolmandaid allikaid siin ei refereerinud või mingit teemat ei kajastanud, siis ma saan aru, et jah, keegi ei ütle mulle ette, mida ma sisu poolest teen, aga samas küsimus selle kohta, et miks meediakajastus on justkui kaldu Iisraeli poole ja et ta on kaldu, seda ütleb Marju Hima mulle ise, mina ei ole seda läbi töötanud, tema ütles, et ta on kaldu ja ta ka selgitas erinevaid põhjusi, millest osad on kergelt öeldes kõhedust tekitavad. Aga tulles tagasi nüüd selle poliitilise valiku ja liitlassuheteni, siis jah, Eesti seisab dilemma ees. Ühelt poolt meie enda eksistents sõltub rahvusvahelisest õigusest. Kuidas Eesti Vabariik siia sündis? Me ei ole siin aastasadu eksisteerinud, Eesti Vabariik juriidiliselt tekkis alles 100 aastat tagasi natuke otsa. Enne seda ei olnud ka mitte mingit Eestit. Ja see, et me täna olemas oleme ja jätkuvalt eksisteerime, püsib muuhulgas selle najal püsti, et on rahvusvaheline õigus, mis räägib sellest, et mida riigid võivad teha, mida nad ei või teha, peavad austama teineteise piire, suveräänsust, blablabla. Aga teisalt päriselu, praktika, pragmaatiline mõtteviis ütleb, et sellest üksi ilmselgelt ei piisa, sellepärast et rahvusvaheline õigus pole päris õigus ja kuskil ei ole seda maailmakohut, mis päriselt tuleks ja ütleks kellelegi, et ai, nii ei tohi ja siis tuleb maailmapolitsei ja nahutab siis seda, kes reegleid rikkus. Seda ei ole, ehk meil on vaja liitlasi, mida me nüüd teeme, kui ühelt poolt on selge, et üks meie liitlastest on toime panemas genotsiidi. Samas liitlased on meie jaoks väga olulised. Meie praegune peaminister Kristen Michal on öelnud, et Eesti toetab 2 riigi lahendust. Nagu ennist mainitud, siis Iisraeli peaminister seda ei toeta. Iisraeli peaminister muideks on üldse väga huvitav tegelane, keda see huvitab, siis John Oliver just hiljuti pühendas ühe osa Netanyahu kajastamisele ja tema kõik saated on muideks YouTube'is alati ka olemas. See oli lõbus, aga masendav vaatamine ja huvitav on see, et Eesti ajakirjandus nendest asjadest, mida ta võiks kajastada sel teemal, et millised on meie liitlased ja millega nad tegelevad ja nii edasi, ei ole eriti kajastatud Netanyahu kriminaalsüüdistusi.
Netanyahul on hetkel ka veel käimas kriminaalprotsess tema vastu seoses korruptsioonisüüdistustega ja sel aastal taaskord lükkus selle asja arutamine edasi, sellepärast et Netanyahu on peaminister ja peab tegelema käimasoleva konfliktiga, samas kui lihtne talupoja loogika võiks tekitada küsimuse, et kui sul on selline piiratud ala nagu Gaza, kus sa üritad pantvange vabastada ja 2 aastat järjest on seda pommitatud, kaua see kestab, kuidas need pantvangid päästetakse, kuidas see pommitamine aitab päästa, kas ainus meetod ongi see, et sa pommitad, kuni midagi pole enam alles või teine pool ütleb, palun lõpeta ja saad pantvangid tagasi. Ja see küsimus on ka tekkinud Iisraeli inimestel endal. Iisraelis on toimunud mitmeid proteste. Toimub praegugi mitmeid proteste sõja vastu, kus nõutakse sõja lõpetamist. Ka selle kohta ei leia eriti kajastust Eesti meedias. Ja see on kõik maru veider, sest see on info, mis tuleb Iisraelist endast. Ja on neid, kes õigustatult küsivad, et kelle huvides on selle sõja jätkumine. Muuhulgas hetkel on see Netanyahu huvides, sest seni kuni kestab aktiivne konflikt, seni ei pea tema tegelema selle kriminaalmenetlusega, mis tema suhtes toimub. Ja selle ajastuse kohta on ennegi kirjutatud, on kirjutatud ka Iisraeli väljaannetes ja juhitud tähelepanu sellele, et kui Netanyahu 2022 aastal uuesti võimule tuli, ja see tüüp on muideks üle 17 aasta peaminister olnud ja mina isiklikult ei usalda kedagi, kes nii kaua võimul püsida tahab. Aga kui ta 2022 uuesti võimule tuli, siis tema valitsus üritas kärpida kohtuvõimu pädevust ja see ei meeldinud Iisraeli inimestele suugi mitte. Ja inimesed olid suht kurjad tema peale, aga see möll kõik vaibus oktoobris 2023, kui juhtus midagi kohutavat, toimus kohutav terrorirünnak ja see ühendas Iisraeli rahva ja täiesti arusaadavalt ühendas ja Netanyahu korruptsiooniteema ja püüdlus kohtuvõimu pädevust kärpida jäi tagaplaanile. Ühesõnaga Eesti peaminister ütleb, et jah, meie toetame 2 riigi lahendust, et eksisteeriks 2 riiki, nii Iisraeli riik kui Palestiina riik. Ja muideks Iisraeli riigi eksisteerimine pole üldse küsimus, ta eksisteerib juba. Ta on ÜRO liige, ta ei kao kuskile, ta on olemas, sellest pole üldse küsimust. Küsimus on, et kas Palestiina inimesed saavad oma territooriumitel riigi staatuse. Ja selle kohta ütles meie peaminister, Eesti toetab 2 riigi lahendust, see on meie positsioon olnud, aga täna ei ole ju riiki, mida tunnustada. Kumb oli enne? Kana või muna? Ärge nüüd neid arve fakti pähe võtke. Ma tahan lihtsalt suurusjärku näidata sellepärast, et mul oli raskusi allikatega, et leida täpset arvu selle kohta, et kui mitu riiki maailmas tänase seisuga tunnustab Iisraeli riiki versus kui mitu tunnustab Palestiina riiki, nii et allikad olid kõik natukene segadust tekitavad. Mul ei olnud ülemäära palju aega, et otsida lõpmatuseni täielikku tõde, mis see täpne arv on, aga umbes. Ülemine rida on Iisrael, kuigi osad allikad ütlesid 165, osad ütlesid 167, mingid ütlesid 163 ja Palestiina kohta samamoodi oli mingid erisusi ja see oli küsimus, et mis kuupäeva seisuga mingi allikas oli avaldatud, sellepärast et nüüd just ju väga mitmed riigid veel otsustasid tunnustada Palestiina riiki, aga mõte on selles, et need proportsioonid on väga ligilähedased. Ehk kui meie peaminister ütleb, et ei ole riiki, mida tunnustada, siis teistel seda probleemi pole. Muidugi tegelikult, loomulikult võib vaielda selle üle, kas Palestiina täidab riigi kriteeriume. Need riigi kriteeriumid ulatuvad peaaegu 100 aasta tagusesse aega. Neid on iga võimaliku nurga alt kritiseeritud, aga nii printsiibis on 4 kriteeriumi riigi olemasoluks järgmised. Püsiv rahvas, territoorium ehk piirid, valitsuse olemasolu ehk kontroll selle territooriumi üle ja võimekus astuda suhetesse teiste riikidega. Nüüd esimesega, rahva osas, mulle tundub loogiliselt, et küsimust pole. Need inimesed on seal, nimetada neid palestiinlasteks või millekski muuks, nad on seal ja sellega ongi naljaks lugu, et paljud Iisraeli inimesed ja ka muud inimesed, paljud ütlevad, et sellist asja nagu Palestiina rahvas pole olemas. Palestiinlasi pole olemas. Siin näiteks üks klipp Sky Newsi YouTube'i kanalilt. See video on umbes 6 aega tagasi avaldatud, kus ajakirjanik käis läänekaldal uurimas, kuidas seal seis on, kuidas elu käib. See näitab, kuidas inimesed seal Iisraeli sõjaväe kontrolli all elavad. Ja kujuta ette, et sa elad aastakümneid niimoodi. Aga see selleks, see pole hetkel point. Point on selles, et seal näidatakse meile ka ühte kohalikku elanikku, Daniel, kes on pärit tegelikult Chicagost, aga 12 aastat Iisraelis elanud. Ehk inimene, kes ennast rahvuselt peab juudiks, tegelikult on pärit Chicagost, aga nüüd elab siis seal läänekaldal ja tema ütleb otse, et sellist asja nagu Palestiina rahvas pole olemas. First of all, I have no doubt that the Arabs that live here have lots of feelings about lots of things that are going on. I'm not going to, even though I'm a therapist, I'm not going to address those feelings because I'm much more interested in the facts. Afterwards, if we want to have a discussion, we can sit around and we can have some coffee, sit around a campfire and talk about their feelings. But first, let's get the facts straight. The facts are there is no such thing as a Palestinian people. In the historical record, Palestine and the Palestinians does not exist. Aga need inimesed on ju päris. Kas sa tunnistad rahvuse olemasolu? Ei ole primaarne. Need inimesed
püsiv rahvastik territooriumil on olemas. Ehk see, kas keegi aktsepteerib seda, et on olemas selline rahvus nagu palestiinlased või leiab keegi, et need on suvalised araablased, emba-kumba, püsiv rahvastik on olemas. Piiride osas, teine punkt, territoorium, piirid. Esiteks, ka Iisraeli piirid ei ole täpselt määratletud. Pidevalt toimub mingi jama ja mingi vaidlus ja iroonilisel kombel, kui Palestiina riigi piiride osas on küsimus, et need ei ole ju paigas, siis see on vastassuunaline mõju, järelikult ei ole Iisraeli riigi piirid ka paigas nende territooriumide osas. Ehk piiride küsimus ei saa takistuseks tulla, sest mingis osas territooriumi küsimus on selge ja mingis osas ei ole ja siin on väga palju eriarvamusi. On neid, kes ütleb, et tuleb naasta 6-päevase sõjaeelsesse aega, vaadata, millised olid piirid enne aastat 1967. On neid, kes arvavad, et see oleks väga vale. Mina ei hakka seda rohkem kommenteerima, mina tahan lihtsalt öelda, et see, et piirid oleks väga täpselt selgelt paigas, see ei ole ka veel takistus. Vastasel juhul ta peaks ka Iisraeli puhul takistus olema. Siis 3. ja 4. kriteerium, valitsus ehk ka efektiivne kontroll selle püsirahvastiku üle sellel kindlal territooriumil ja võimekus astuda suhetesse teiste riikidega. See on selline kana või muna küsimus, kuidas ma astun suhetesse teiste riikidega, kui mind veel ei tunnustata riigina ja valitsuse olemasolu. Kuidas mul saab olla valitsust, kui ma olen kellegi teise okupatsiooni all? Ja pidades silmas, et nende alade mõnevõrra autonoomsuses lepiti 90-ndatel Oslo akordidega kokku ja neil on vähemalt läänekaldal selline administratiivne üksus nagu Palestinian Authority, siis tegelikult ei tohiks ka selle valitsuse kriteerium siin otsustavaks saada. Ehk jah, kindlasti võib vaielda selle üle, kas, kuidas ja mil määral need 4 kriteeriumi on täidetud, aga teisalt on küsimus, mis on alternatiiv. Netanyahu perspektiivist ilmselgelt on alternatiiv see, et kogu see ala ongi Iisraeli oma. Gaza ja Lääne-Kallas, kõik on nende oma ja kui palestiinlastel pole seal võimalik elada Iisraeli võimu all, siis sitt lugu. Minge siis ära. Kuhu? Ei tea, aga sitt lugu. Ehk kui küsimus on selles, et mida siis Eesti teha saaks või tegema peaks, kui meil on kohustused genotsiidi konventsiooni all. Need kohustused on kahetised. Üks asi on see, et me peame oma riigis tagama, et keegi ei saaks genotsiidi toime panna ja et neid inimesi karistataks, kui keegi seda teeb või üritab. Teine asi on see, et kui me näeme, et mõni teine konventsiooni liikmesriik neid kohustusi rikub, see on see olukord, kus me hetkel oleme, siis esimene kõige algelisem asi, mida Eesti teha saab, on tunnustada rikkumise toimepanemist. Teine asi on poliitilist survet avaldada. Ja just poliitilise surve avaldamiseks, selleks, et genotsiid lõpeks, ongi nüüd veel nii palju riike järjest otsustanud Palestiinat tunnustada. Ka Eestil on see võimalus, peaministri välja öeldu pinnalt nähtub, et hetkel seda veel juhtumas pole ja mina pean seda silmakirjalikuks ja kahetsusväärseks. Muidugi on targemad inimesed öelnud, et kui Eesti tunnustaks Palestiina riiki, siis see looks ohtliku pretsedendi, sest siis saaks sama hästi tulla Venemaa ja hakata siin nihverdama ja väitma, et meil on siin kuidagi suvaliselt mingisugused väikesed rahvusriigid peidus. Aga olgem ausad, Venemaa ei vaja mingit ettekäänet. Kui ta tahaks Eestit rünnata, ta teeks seda. Nagu Ukraina sõda näidanud on, siis piisab suvalisest ettekäändest, et Venemaa ründaks teist suveräänset riiki. Kui Eesti nüüd otsustab, et need kohustused, mida meie oleme endale rahvusvahelise õiguse raames võtnud, kui need ei ole väärt austamist, sest liitlassuhete säilitamine on hetkel olulisem, siis meid ootab ees massiivne karmapõlg. Kui meil kunagi on vaja, et teised riigid austaks rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi, siis on raske vinguda, kui nad seda ei tee, kui me seda ise ka ei tee.